Head vaatajad, suur tänu jumalateenistus siit Tallinnast Metodisti kirikust on kohe-kohe lõppemas. See teenistus oli teistsugune, natukene nagu hästi lavastatud telesaade. Aga tänust oli juttu ja oli juttu vabanemisest, tänust ühtsuse eest ja ka tänust tervenemise eest. Ja lähme uurime osavõtjate käest, mis neid kõnetama jäi. Lihtsalt tänu, ainult aitähist endale selle eest ja tõesti, nagu täna on ka siin öeldud mitmeid kordi, et hommikul tõused üles ja tänad, et sa tegid silmad lahti, süda tuksub, õhtul lähed magama tänad, et sa saad pea padja peale panna. Tänu palved võib-olla, et Jeesus on meie eest surnud ja ma olen ise õnnelik selle üle, et Jeesus saab kasutada meid. Et Jumala arm on suur ja ta on alati hea. Jaa, et tõesti nagu tore on näha, et nii palju inimesi tegelikult on nagu sellega kaasas ja tõesti, tänu on suur Jumalale, et Jumal ei vali, et milline sa oled või milline sa välja näed. Et Jumal armastab meid kõiki sama palju ja seda on rõõm tunda ja ka näha siin koha peal. Noh, kindlasti see, et üks kogudus, see on ka minu unistus ammu olnud, et need aiad kaoksid üleaedsete koguduste vahelt ja see, et on üks kristlik kirik, nagu ka usutunnistuses öeldakse. Palju tänu jäi kõnama kindlasti ja see ülistuses olemine tegelikkuses koos, see on minu jaoks, mis jääb tavaliselt kõlama ja tänasest ka, et lihtsalt, et me tuleme kogudusena kokku täiesti erinevatest kohtadest ja me saame koos ülistada, et see on väga võimas. Tänu Jeesusele, et ta on läinud ristile surma meie eest ja et ta on tõusnud üles, et meid päästa. Tänu Jeesus. Puudutas see, et paljud kristlased saavad kokku tulla, et me saame olla ühes koos, et see on suur võrratu arm, et me saame olla ühes koos ja tänada ja kiita Jumalat. Selline oli suur tänu jumalateenistus ja ma loodan, et väga paljud teiskallid televaatajad said otse ülekande vahendusel sellest ka osa.